Ma jäin täna mõtlema ja ma mõtlesin, ma jagan neid mõtteid kohe ka teiega. Kindlasti need, kes on olnud kaalulangetuse teel või kelle jaoks kehakaal või üldse nagu mingi, mis iganes põhjusel toitumise ja tervisealaste muutuste tegemine on olnud päevakorral, teavad, et enda ja oma harjumuste muutmine ei käi niimoodi nipsust. See on näide nende väga karmide dieetide puhul näiteks, kus on väga vajalik igapäevane kaalumine, mõõtmine, hästi range dieedi pidamine, et sa suudad seda mingi aja, kui sul on väga hea eesmärk, aga siis kuidagi nagu kaob see tähelepanu, jaks ja nii edasi. Ja ma mõtlesin nende kõigi peale ja kindlasti olete näinud, et eriti kes on mingi kaalulangetuse asju mingil hetkel uurinud, siis su Facebook või Instagram või mida iganes see kasutaja hakkab pakkuma igasuguseid vägevaid programme. No tõesti, neid tuleb küll, saad kõndimisega kohe peenikeseks ilma muud muutmata ja kõik igasugused äpid, erinevad joogad ja ükski nendest lahendustest ei ole ju omaette halb. Et kui me lisame neid tegevusi oma igapäeva, siis kindlasti need mõjuvad su tervisele hästi, mõjuvad su kaalulangetusele hästi. Aga tegin täna hommikul siis ka ühe testidest ära, mõtlesin, vaatan jube huvitav, et mis ta siis mulle näitab. Ja kuna ma ei ole nende programmide eest olnud nõus maksma, siis ma ei ole lõpuni seda programmi näinud, aga lihtsalt üks nendest pakkumistest, mis Facebook mulle pakkus, lubas mulle, et ma olen hakkame siis natuke kaugemalt. Ma olen enda eesmärkidest, esimesest eesmärgist jõuda normaalkaalu 1 kilo kaugusel. See on 1 kilo normaalkaalu ülapiirist. Ja ma olen seda teinud samm-sammuliselt. Alles üks päev käis armas endine klassiõde külas, tõi kooki, sõin mõnuga seda kooki, rääkisime juttu, sõime igasuguseid saiasid ja kõike muud, mis võib-olla toitumisnõustaja võiks öelda no. Aga vastupidi, ma söön neid rõõmuga, naudin seda head seltskonda, räägime asjadest, meenutasime, vaatasime vanu pilte klassist ja see kõik oli hästi emotsionaalselt tore ja äge, nii et tervitused sulle, armas klassiõde. Nimed jätan nimetamata, oleme anonüümsed ikkagi, on ju. Aga mis sellest? Et loeb see, mida me teeme pidevalt, loeb see, mida me teeme pikaajaliselt ja hästi. Aga see selleks. Kui ma selle küsitluse ära täitsin, siis minu eesmärk on jõuda sinna normaalkaalu keskele. Eesmärk ei ole päriselt fikseeritud kindla numbriga, sellepärast, et juba noorest peale olen ma alati kaalunud rohkem, kui minust arvatakse. Mis tähendab seda, et tegelikult see normaalkaalu keskmine ei ole ka minu päris eesmärk. Aga ma arvan, et normaalkaalu sulemine ja selle ühel hetkel muidugi naiselikult on mul ka eesmärgid kehakuju osas. Ja ühel hetkel ma hakkan nende teemadel ka kindlasti rohkem tegelema, aga minu esimene eesmärk on tervis ja see hea tunne oma kehas. Ja tegelikult ma juba tunnen seda, mis sest, et ma ei ole arvutuste järgi normaalkaalus, aga ma tunnen ennast väga hästi. Ja ma loodan, et kõik tunnevad ennast oma kehas vähemalt nii hästi kui mina täna. Aga saab ju paremini. Ja see tore programm arvutas mulle, et ma saan 9 kilo maha 4 nädalaga. Ja siis ma vaatasin, mida kõike nad mulle pakuvad, et kui ma selle plaani võtan, ühel hetkel ma huvi pärast selle võtan, et näha, et mis kaloraaži nad näiteks mulle lubavad siis selle 9 kilo langetamiseks ja seda 4 nädalaga. Minu teekond on olnud praegu üle 1,5 aasta ja ma olen väikeste sammudega kõikudes üles ja alla, teinud igapäevaselt järjest paremaid valikuid, võtnud alla 12 kilo. Ja lubada mulle täna 9 kilo 4 nädalaga, 10. oktoobriks. No, 1,5 kuud. Programm muidugi näitas mulle seal ilusti 4 nädalat. Eks ma pean pärast kalendrist vaatama, paljuga nad siis lubasid. Igatahes toitumisnõustaja minus ütleb, et see on ebareaalne. Seda saavutatakse suurenenud treeningkoormuse ja väga madala kaloraažiga. Ja mida me nendest dieetidest teame? Setpoint läheb paigast ära, ehk jälle pikem teooria, pikem lugu, aga meie keha kipub hoidma seda, kus ta tunneb ennast turvaliselt. See tähendab hästi karmi jälgimist kindla perioodi puhul. Kui sinu tervislik olukord on väga hull, siis teatud olukordades kaloraaži järgimine on põhjendatud, aga seda lühiajaliselt.
mis me teame, kui ma selle programmi nüüd läbi teeks ja võtaks oma, no ma ikkagi kahtlen 9 kilo selle lühikese perioodi jooksul, kahtlane. Aga mängime seda mõtet kaasa, ma teen selle ära. Ja nüüd siis see 10. oktoober, kui mul on lubatud, et ma olen selles normaalkaalu keskmises osas, ehk ma peaks tundma ennast väga hästi, siis tegelikkuses tõenäoliselt ma ei tunne ennast väga hästi. Ja mis juhtub peale seda? Eks te võite igaüks mulle teada anda, mis te arvate, mis juhtuks ühe kehaga, mida on hoitud madala kaloraažiga, isegi kui ta on tasakaalustatud, aga ikkagi puudujäägis. Kommenteeri siia video alla, mis sa arvad, mis siis juhtub?